Mida lähemale jõuab suvi, seda rohkem hakkab toimuma igasuguseid liiklusuuendusi, liiklusehitustöid ja see toob endaga kaasa kõikvõimalikke ümbersõite, liikluspiiranguid ja ka liiklusseisakuid. Täna oleme tulnud siia Luige-Saku teelõigule, et vaadata, kuidas ajutistest piirangutest kinni peetakse. Aga kõigepealt pean iseenda turvalisuse tagama. Kiiver. Ja otse loomulikult helkurvest. Nii. Siin on meil siis kiirustabloo, mis näitab kas rõõmunägu või siis kurbanägu, kas nad ületavad kiirust või mitte. Siin on 70 piirang. Praegu on õnnelik, pole midagi öelda. Tal on mingi 78? 68 hoopis. No, tead, see on petlik kõik, mis siin toimub. Nii, 64. Noh, mis ta sellest sai? 20 sekundit. Ei anna eriti palju vist. Mina olen olnud siin tund aega kindlasti vähem kui see tabloo siin, aga nüüd me räägime härraga, kes teeb täpselt sama palju kui see tabloo. Maarja küla. Kas on rohkem ületajaid või kiirushoidjaid? Võib öelda, et see on täpselt pooleks. Et ka täna hommiks on andmed näitavad, et ületanute protsent on 52. No mina nägin täna kõige suuremat ületajat 89. Mis sa oled näinud, mis on kõige... Antud tabloo on mõõtnud 124 kilomeetrit. 124? Antud objektil täpselt sama koha peal. Mis on nende piirangute mõte? Ajutise piirangute mõte on tagada teel töötavate isikute kui ka liiklejate ohutus. Miks on mõnes kohas liiklusreguleerijad ja mõnes kohas foorid? Mille alusel neid valikuid tehakse? Valikuid tehakse kindlasti liiklussageduse ja teeklassi järgi. Et igal suure klassiga teel ei ole lubatud foore kasutada ja ei ole ka otstarbekas, kuna foor takistab kohati liiklust rohkem, kui on reguleerija. Reguleerija on seevastu operatiivsem ja saab reageerida vastavalt olukorrale. Kas selliste kiirustabloode panek on pigem psühholoogiline trikk autojuhtidele või et ikkagi ainult statistikat koguda? Ei, kindlasti on see, et ta pigem on nagu psühholoogiline, et ta annab veel kord liiklejale selle koputab, ütleme, südametunnistusele, et ta jälgiks oma kiirust ja et teda on nagu märgatud, mitte tema ei märka ainult märki. Just. Kas teil on mõningaid soovitusi autojuhtidele, et närvi läheks mustaks ükses olukorras? Liiklejale soovituseks oleks ehitusobjektidele jälgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid, pidada kinni piirangutest. Ainult sedasi suudame luua ohutu keskkonna, kus tööd kiiresti ja ohutult lõpetada. Kokkuvõtteks, pidage kinni piirangutest, neil on mõte. Jälgides neid oleme vastutustundlikud nii enda, kaasliiklejate kui teetööliste vastu. Me kaotame küll aega, kuid see on loomulik ja vähemalt päeva lõpuks saab töö tehtud ja jõuame koju.